tere tulemast kuulama meie podcasti. Täna on meil siis külas Merle Laurits, kes räägib meiega aja planeerimisest. Palun tutvustage meile ennast natukene, et enda haridusteed näiteks ja siis, et millega te nüüd tegelete. Mhm. Tere ka minu poolt, mina olen Merle Laurits. Olen siis pikaaegne õppejõud olnud Tallinna Ülikoolis üle 10 aasta, aga tegelikult lugenud ka TalTechis ehk siis minu ajal TTÜ-s ja Mainoris, aga otsapidi natukene ka EBS-is. Siis tegelenud riigi infosüsteemidega, registrite ja infosüsteemide keskuses, siis olen loonud näiteks Patendiameti infosüsteemide teenuste portaalid ja selline natuke digimaailma ja IT-teenuste taust on ja siis olen õppejõud ka digitehnoloogiate valdkonnas ja praegu ka liikumas rohkem teaduse poole peale ja siis sellised kultuurhariduse projektid ja siis kuidas ja mida õppida mäluasutustelt ehk siis haridusinnovatsioonidega tegelen. Ja käin ka siis konverentsidel, publitseerin ja sellised uuringud ja projektained on hetkel teemaks, et kus vaatamegi, kuidas parendada kultuurharidusele juurdepääsule digitehnoloogiate ja nii edasi. Taustal veel, et mis ajajuhtimisse puudutab, siis oma firma, mille alt ma annan ka natukene treeninguid, et selleks, et keha ja vaim oleks tasakaalus. Et siis selliseid idamaiseid võimlemispraktikaid nagu Shindo ja Qigong, et olen siis ainult nii rühmatreeninguid kui ka personaaltreeninguid. Ja mul on pere, et on siis üks laps on puberteet, et on 17-aastane ja teine läks just esimesse klassi. On 8-aastane, mõlemal on muusikakool huvialaks, et siis perre kuulub ka mõõdukat pärimusmuusikat, natukene klaverit ja nii edasi ja ise olen teinud 30 aastat ka pärimustantsu ja sellega siis käinud festivalidel ja tantsupidudel ja nii edasi tantsimas, et see on selline nagu kirev kompott võib-olla minust, et hobiks on veel rattasõit ja jalgrattamatkad ka. Väga huvitav, väga palju kindlasti vaja ka aja planeerimist, et kõike seda teha. Aga miks on see aja planeerimine siis nii oluline? Tegelikult minu arvates nüüd selle jaoks mitte, et sa jõuaksid rohkem, vaid sellepärast, et sa jõuaksid kvaliteetsemalt ja tegeleda nende asjadega, mis sulle tegelikult südamest rõõmu pakuvad. Ehk siis seada fookusesse, mis mulle päriselt meeldib teha. See võib ka olla erialaga seotud, aga see võib olla ainult ühte nurka pidi olla sinu erialat, kus siis sinu eriala tegelikult nagu kasvab selleks või annab nagu fookus sellele juurde, et mida sa päriselt tahad looma hakata. Et on oluline selleks, et meil jätkuks aega iseendale meeldivate tegevuste jaoks, mis panevad meid elust rõõmu tundma. Väga õige. Nagu kõige lihtsamalt öeldes, et tõepoolest me ei pea jõudma rohkem. Jõuda vähem, aga emotsionaalselt siis ütleme head meelt tegevamalt või õnnelikumalt, et kõik selleks, et me oleksime tegelikult rahul ja õnnelikud. Aga kuidas siis prioritiseerida neid ülesandeid, et millised on need endale rõõmu pakuvad, et kuidas neid nagu paigutada sinna prioriteetide siis hulka? No kõigepealt peabki vaatama seda, et kui palju sul on reaalselt kohustusi, mida sa pead tegema. Eks ole, et kui ei ole peret ja lapsi, siis on juba selle võrra, eks ole, lihtsam, sest paratamatult lapsed või laste haridus või see muutub mingi selliseks prioriteediks, et see on nagu kohustus, mida sa ei saa jätta kõrvale, eks ole. Samuti võib-olla töö mingis osas, mida sa ei saa jätta nii palju kõrvale, et kui sul on vaja raha teenida, lihtsalt sa saad valida sellise töö, mis ühendub sinu hobidega, et liikuda selles suunas. Aga küsimus on prioriteetidest, siis seadagi võib-olla enda jaoks teha selline nimekiri, et mis mul on prioriteedid ja hakata neid nagu panema kõigepealt kalendrisse ja to-do listi, et mis peavad kindlasti saama tehtud, mida ma tahan teha ja siis väiksema tähtsusega nagu need kohustused, mis on juurde käivad, aga mida võib-olla saab nagu ala edasi lükata. See on nagu selline
purgi täitmine, et kõigepealt need suured kivid, olulised kivid ja siis kõige vahele lõpuks sinna see liiv, et mis võib igale poole mahtuda ja mida saab nagu ka ümber paigutada selliselt vabalt. Et jah, vaadata ka seda, et kui palju sa oled mingite laenudega näiteks nagu hõivatud, et kui palju sa siis nagu tegelikkuses pead töötama, et ära kätta nagu kõik oma sellised kohustused. Ja mina olen ka koolis ka samamoodi teen niimoodi, et isegi kui mul on nagu mingid kindlad asjad, mis on vaja võib-olla samaks ajaks ära teha, siis ma ka panen näiteks esimeseks ülesandeks võib-olla selle kõige ebameeldivam ülesande, mida mulle nagu ei meeldi teha, sest et kui ma selle tehtud saan, siis võib-olla tulebki, kaasneb sellega see, et mul on, saan võib-olla varem selle tehtud, siis mul ongi hiljem enda jaoks rohkem aega, et mu arust on see hästi oluline seadagi prioriteedid. Ja mulle väga meeldis see kivide näide, et nagu, et tõesti tuleb need meeldivad asjad sinna vahele paigutada kuidagi, et kas või natukene, et see, ma arvan, et see motivatsioon püsiks või see tahe neid asju, neid võib-olla ebameeldivaid asju teha, et jah, see on väga hea mõte. See on see purgi näide, klassikaline näide, eks ole, et sul on elus nagu üks purk ja siis sa paigutad sinna kõigepealt need suured olulised kivid ära, on ju, oma perekond, oma lapsed, eks ole, siis need mingid vältimatud kohustused, mida on eluks vaja, siis kindlasti need meeldivad asjad, aga mis on ka seotud tervisega, sest tervis on nurgakivi, on ju näiteks sellised treeningutega seotud hobid või kõik, mis on nagu liikumisega seotud, et me peame liikuma ja tervislikult toituma, et sellega seotud tegevused. Siis on mingis osas ka, mis pakuvad hingele rõõmu, et siis meil on vaja lõõgastust, muidu me põleme läbi, et olgu see siis sõpradega kohtumine, filmid, massaažid, mis iganes, ka need tuleb panna nagu kalendrisse, kogu vaba aeg tegelikult tuleb panna, see on ka harjumatus, et kui on perefilmi õhtu planeeritud, on ju, siis see tuleb ka kalendrisse panna, et sinna et sa ei hakkaks selle asemel vastama tegemata jäänud töökirju näiteks. Et paigutada ka need ära ja siis liiv ja selline tühi-tähi on igasugused väiksemad asjad, et mingid väiksemad mailid, mida saab edasi lükata või mingid väiksemad tegevused, mida saab ka edasi lükata, või selline koristamine näiteks, et mis ei ole ju tassitäitev on ju, et seda saab liigutada ja nii edasi, tal võib olla oma koht, aga siiski see suur osa sellest purgist peaks olema nagu täidetud nende vajalike ja endale meeldivate tegevustega ja siis mitte vajalik või ütleme nii, mitte nii vajalik ja siis, aga samas võib-olla kohustuslik, et millalgi sa pead neid tegema. On sellised siuke tühi-tähi, et mis sinna juurde kulub, et seda siis saab nagu tilgutada ja ümber liigutada. Aga minul on küll aluseks see, et meil on peres ühine jagatud Google'i kalender, et kasutada ükskõik millist elektroonilist kalendrit, aga see peab olema tõepoolest jagatav ja kõigile pereliikmetele nähtav. Esimese klassi poiss alles nagu õpib seda niimoodi, aga abikaasaga on see nagu jagatud. Ja suurem poiss seda vaatab, et kõik saavad sinna panna oma olulisi sündmusi. Seal on kõik laste muusikakoolid, on ju, kuni väiksema poisi solfedžo tundideni välja, on ju, sest et kui mõlemad käivad muusikakoolis, siis mõlemal on mõõdukalt ka mingid esinemisi, konkursse ja nii edasi. Sellised asjad, seal on erinevad treeningud. Seal on enda mingisugused mul töökoosolekud ja asjad või on projektide tähtajad ja siis on projekti mingid vahetegevused, mida ma saan päevade lõikes edasi panna, siis on mõõdukad tudengite neid juhendamisi, et selle magistritöö juhendamine, selle bakatöö juhendamine, kui siin on tulemas väliskülalisega mingi kohtumine, kus on mul välisprojekt, et ütleme 3 osapoolselt Portugalist, Islandilt, Soomest ja nii edasi, siis ma saan tudengiga teha kokkuleppe, et lükkame sinu aja edasi ja nii edasi. Aga ma põhimõtteliselt vaatan päevas neid siis augukesi tunni ja pooleteise tunniseid ja enam-vähem õhtuni välja. Kõik on ilusasti planeeritud ja reede õhtusse on ka pandud nagu kirja see reede õhtune tegevus, mida me siis teeme kas abikaasaga või perega. Sest muidu võib-olla tahab sinna tulla hoopis õhtusõbrannaga näiteks. Et tõepoolest aeg on nagu see ressurss,
mida planeerida paindlikult ja sinna tõepoolest tuleb panna ka endale meeldivad tegevused, et sinna tuleb panna ka seesama vaba õhtu sisse või panna see, et kui sa veel ei tea, siis pane, mida sa tahad seal täpsemalt teha, siis pane ikkagi see timeslot sinna sisse, et see on see minu see puhkuseaeg, siis pärast võid selle täita ära või vaadata. Ja veel on nipp, et võib-olla panna kalendrisse kas või tagantjärgi ka need kohad, et kus sa oled kulutanud aega nii, et sa ei ole pannud kirja näiteks, et a la söögi tegemine, nõudemasina tühjendamine, paned kirja sinna a la tegelikult nädalavahetusel kodutöödele seal kokku kulus, ütleme 3 tundi on ju, siis mõtled, et mida ma tegin, et nagu mitte midagi ei saanud tehtud, et noh, et lihtsalt vaata, kui on kord majas, siis see tundub nagu täiesti tavaline, eks ole, aga selleks samamoodi kulub mingisugune ressurss ja mingisugune aeg, et siis ja me ei oska seda sageli ette planeerida, et kui palju meil on tegemist selliste olmetöödega või olmetegevustega, majapidamistegevustega, siis me tagantjärele saame selle kirja panna ja tõepoolest vaadata ja hiljem siis planeerida, et ütleme, et nädala sisse mitte, aga nädalavahetusele kui vaja või mingisuguse rütmi tagant. Et ka sellised tegevused, et lihtsalt näha, kui palju need võtavad oma aega ja loomulikult saab selle tegeha meeldivaks, panna sinna meeldib muusika, kuulata selle ajal mingisuguseid podcast'e, selle saab samamoodi sinna peale panna kodutööd pluss podcast'i kuulamine, panna kalendrisse ja nii edasi, et selle saab planeerida, aga minu jaoks on küll võtmetähtsusega see, et ma jälgin seda Google'i kalendrit, et siis ma tean täpselt, kust, millisest muusikatunnist või treeningust lapsed tulevad, millal mul on mingisugune kellegiga juhendamine, kohtumine, projekti kohtumine, võib-olla mõne loengu ettevalmistamine, loengute ajad on eraldi, eks ole, need on need, mida ei saa muide nihutada. Et me vaatame neid asju, et on ajad, mida saab nihutada, on ajad, mida saab mõne ebameeldivusega, näiteks pean tegema magistrandiga kokkuleppe, eks ole, et mul tuli oluline projekti kohtumine, mida mul on väga raske nihutada, kuna siis pean uuesti läbi rääkima 3 eri riigi esindajaga, et lihtsam on läbi rääkida 1 inimesega, kui läbi rääkida 5 inimesega ja veel eri ajatsoonidega ka, eks ole, toimub seal see mängimine, eks ole, et teised on teises ajatsoonis. Ja siis on mingid iganädalaste loengute ajad, mida on siis ajaliselt nagu ei saa nihutada ära mitte nii lihtsasti, eks ole. Küll aga saab näiteks on-site kohtumine asendada sellise online kohtumisega, et ütleme, mingi teises ajatsoonis või teises ruumis või teises riigis, et siis saab kohtumisega läbi viia näiteks Zoomi teel. Aga jah, need to-do listid pluss siis kalender on minu jaoks nagu essential ja ma enam ei kasuta paberkalendrit. Ma eelmine aasta veel võtsin, Mikul pakkus selle paberkalendri lihtsalt ja mõtlesin, et võib-olla jätan siin laual, ütleme, et laps saab noorem vaadata ja nii edasi, aga siis ma märkasin, et mul ei olnud aega nagu selle täitmiseks, et kui on hästi mugavalt need erinevate isikute ja institutsioonide kalendrid tulid mul kõik sinna Google'i kalendrisse ilusasti kokku ja vaatan ma seda ükskõik millisest seadmest, et see on väga-väga mugav. Pluss neid siis kopeerida, nihutada, et nagu järeltegevusi panna ja nii edasi, et versus see, et sa lappad, eks ole, kalendrit tagasi, vaid väga lihtsa otsinguga võtta edasi ühe tegevuse ja panna talle siis nagu neid järeltegevusi. Minu jaoks just oli see, et ma eelmine aasta kasutasin ka to-do listi, mis oli siis mu telefonis, aga seal see pidev nende tegemata tööde nägemine tekitas mul natukene ärevust ja siis ma ikkagi poole aasta pealt otsustasin, et ma proovin midagi muud, sest ma olin terve aeg kasutanud 2,5 aastat seda äppi siis, aga siis ma sain aru, et mulle ikkagi sobib see märkmik rohkem, sest et ma näen, et kui palju tegelikult on aega neid asju teha, et kui mul on kogu aeg mingisugune selline seal mingisugune asi kirjas, et mille tähtaeg tegelikult on näiteks 2 nädala pärast, et siis mul tunneb, et mul on see kogu aeg tegemata, aga et kui on see, kus ma saan vaadata, et tegelikult on nagu veel nagu palju aega. Sa kasutad siis pabermärkmikku, jah? Ma sain õigesti aru või? Jah. Mina ka eelmine aasta, kui oli hästi palju mingeid aineid, siis
noh, peame ise silma peal hoidma ju, et millal need tähtajad on ja kuidas endale kõige mugavam on, siis ma kasutasin ka seda Notioni äppi, mis on suhteliselt populaarne vist, ma olen paljudelt meie kursusekaaslastelt kuulnud. aga minu jaoks oli nagu veidi keeruline see võib-olla, et noh, ma võtsingi sealt mingisuguse valmisoleva selle nagu to-do listi, hakkasin sinna panema. Siis kuidagi noh, nii ma sain, aga noh, mõni oskab nagu seal, ma ei tea, erinevaid funktsioone kasutada ja et siis see võib nagu väga mugav olla, kui ka nagu osata seda äppi kasutada. aga nüüd see aasta, kui mul ei ole enam nii palju aineid, siis ma olen ka võtnud selle pabermärkmiku endale uuesti. ja et see on mul ka toiminud, et ma arvan, et siin ongi hästi oluline leida enda jaoks ja proovida neid erinevaid asju, et mis just sinu jaoks sobib. Ja ma tean, et mõnel inimesel jääb kõik meelde ka, et see on nagu, et ma ise mitte kunagi panustaks sellele, et mul meelde midagi jääb, et ma alati kirjutan üles sellele siis mingisuguse asja. Aga ma tean, et mõni inimene vist on see, kellele jääb meelde nagu, et see on ka üllatus nagu minu jaoks. Jah, võib jääda, et noh, et minu nooruses ju ka mul ei olnud üldse neid arvuteid, telefonitahvleid ja äppe, eks ole, ja tõepoolest mul oligi väga hea mälu ja kui jäigi meelde ja siiski ma kasutasin mingisugust kalendermärkmikku, ma mäletan, mis oli nagu täis kirjutatud, et just, et panna neid muid põnevaid erialaseid kohtumisi ja käisin ma siis juba rahvatantsus ja korporatsiooni astusin ja nii edasi, et nagu kõik need nagu organisatsioonid, kuhu ma kuulusin ja nii edasi, kuni seal mingi aeg ma olin ka Estonia seltsis näiteks isegi, et kõik need nagu ära mahutada, siis oli ta ikkagi parem, et on mingisugune välismälu olemas, mida sai siis liigutada ja ümber tõsta. Aga need to-do listid on ka niimoodi natuke trikimad ja need üks väga IT-pädev kolleeg kasutab kui ühte pikka TXT faili ja tal ei ole isegi Google kalendrit. Ta kogu aeg nagu jälgib seda, et minu jaoks oleks see nagu tohutult tüütu. Ja ma olen proovinud ka näiteks, ma tean, paljud kasutavad Trellot. Minu jaoks oleks see lihtsalt üks ajafunktsioon, mida nagu eraldi täita ja Keepi olen ma teinud listi, aga see on rohkem selline nagu poe nimekiri on ju ja umbes selline reisinimekiri ja nii edasi. Aga ma olengi ikkagi leidnud, et kui ma kõik tegevused panen enda jaoks nagu mingis nimekirja, siis tal on ju mingisugune tähtaeg, eks ju, sa pead nüüd tegema millalgi, et sa ei satuks selle stressi, nagu sa rääkisidki, et sa vaatad seda tohutu pikk, siis ikkagi oli lõpuks see sama nipp, et ma jaotasin selle tegevused ära, et ma panin ta kohe sinna Google kalendrisse. Ma panin selle lõpptähtaja sinna sisse ja siis ma otsisin päevastele kohtadele auke näiteks, et noh, et kui X raport, noh, on näiteks või sinu jaoks eksam on sellel 25. kell 6 on ju, siis selle ma panin sinna eksami või selle tähtaja ja siis sellele nädalale, sellest eelmisele nädalale otsisin ma neid tunniajaseid auka, et selle tegemine on ju, selle raporti kirjutamine, see, siis on ta sul sees ja sul ei ole nagu seda stressi vaata, et sul oleks mingisugune nagu pikk, mul ei ole enam ühtegi sellist nimekirja ees. Mul on ainult Google'i kalender. Ja kui sa paned sinna sündmused, tegevuse tähtaja, siis seal on see add notes või lisamärkmed on ju. Ja sinna märkmete alale ma kirjutangi nagu selle ka kohtumiselt, mis ma sealt kaasa võtsin on ju või mis sellega seoses on teha või kui mingi e-kiri on vaja teha, et mis ma sellele, et küsid temalt nagu näiteks, et õpidisaini kohta on ju, et vaadata üle selle kuupäeva õpidisain, lisada need märkused ja nii edasi. Et ma panen nagu täidan seda märkuste ala ja siis, kui ma lähen selle tegevuse juurde kalendris, siis ma võtangi lahti selle tegevuse ja ma näen, et see märkused on ju ja siis mul on see nagu iseenesest meeles, et mida ma seal nagu mõtlesin sellega seoses. Ja siis saab veel nagu nii-öelda paljundada, eks ole, järgmisele kuupäeval, kellaajale, ajavahemikul on ja siis ma näen, palju selle tegemiseks on nagu aega kulunud. Et kui on lihtsalt nagu to-do list, et siis see võib nagu väga stressi jääda, aga kui ma hommikul võtan lahti oma Google'i kalendris, ma näen, et mul on täna nagu need asjad on ju. Ja see siis, kui läks mingi intervjuu näiteks pikemalt on ju, siis ma vaatan, et seal vahepeal oli näiteks selle magistritöö vaatamine, selle siis ma saan natukene edasi tõsta, et ütleme, et saan mingisuguseid asju lugeda näiteks ka õhtul, eks ole. Ja nii edasi. Kui temal selle asja nii-öelda kohtumiseni on veel nagu aega, et siis on ta veel ümber paigutatav.
aga jah, ma tean, et see oleks nagu võib-olla eraldi stress, et kui ma peaks alati vaatama veel mingisugust äppi ja näiteks Trellot ja listi ja nii edasi, et palju lihtsam oli see nagu ära paigutada konkreetsetele aegadele. Siis ma näen ka seda, millal ma sellega tegeleda ei saa või ei taha. Näiteks tulemas on perereis on ju, koolivaheaeg on ju ja ma olen välismaal on ju ja siis me sellesse ajavahemikku tõepoolest nagu noh, ei panegi selliseid tööasju, mida ma siis ei taha teha või ja mis on nagu edasi lükatavad igatepidi ka või noh, millele saab siis leida nagu teistsuguse aja ja siis ta ei ole mul ka mõttes või meeles või ma olen ta nii-öelda mind'is nagu vabaks andnud, kui ma tean, et ta on seal kirjas seal selles märtsikuus, eks ole, siis tähendab seda, et ma ei pea sellega praegu tegelema. Aga see on oluline, et lisaks sellele tähtajale sul on planeeritud siis ka need timeslotid, millel sa teed seda, et siis selle tegemise aeg, et kas kasutad pabermärkmikku seda, et selle essee kirjutamine, näiteks selle essee kirjutamine, noh, et siis jah, et on ja minu arust on ka väga tüütu seda kogu aeg nagu järgi kirjutada, on ju, et kui mul on ühe asja tegemiseks, ütleme 3 kuupäeval kulub 3 ajavahemikku auku, et siis ma saangi seda nagu noh, kopeerida sinna nagu 3 ajale, et nagu tõsta, eks ole, edasi nagu hästi mugavalt. Et see on veel praegu hästi mugavalt hiirega lohistatav ka nendes kalendrites, nii Outlookis on, mul on Outlooki kalender ka, et need samad asjad on, et saan vaadata nii Outlookis kui ka Google'is. Ja siis on tal kohe need tegevuste kirjeldused ka ja siis samal ma näen nagu, et siis mingi laste ajale mitte nihutada ja endale vajalik aeg ka siis kindlasti jätta. Kui näiteks ei ole aja planeerimiseks motivatsiooni, siis millised oleksid kõige lihtsamad viisid, kuidas seda teha? Aga mis sa mõtled üldse motivatsiooni all? Et kui ma ei tea, tundubki, et nagu kõiki ülesandeid on nii palju ja et noh, ei oska kuskilt alustada või et noh, kuidas alustada, mis on need esimesed sammud võib-olla? Siis sa mõtled, et tegelikult ei ole tegemiseks motivatsiooni, mitte aja planeerimiseks. Sest aja planeerimine on lihtsalt see nagu vahend, et miks saada tegevuseks pead silmas seda, et töid ja ülesandeid on liiga palju, et ma ei tea, kust alustada või? ma olen lihtsalt saanud aru, et mõned inimesed ei planeeri aega, kuna see on nende jaoks kuidagi nii keeruline või nad ei oska või nad lihtsalt nagu ei tee seda, aga kui nad tahaksid alustada, et mis siis oleks kõige lihtsam viis näiteks nende jaoks? Siis ongi see, et mõelda välja, et mida ma tegelikult teha tahan, et mida ma soovin teha. No ja siis ongi ikka seda, et kas sind toetab käsitsi kirjutamine või arvutisse kirjutamine, et kirjutada välja, mis on need minu unistused, mis mulle siis meeldib teha või mis mind inspireerib. Ja selleks, et neid saada tehtud, tuleb leida endale selleks sobiv aeg, eks siis ikka hakata nagu kirja panema. Et motivatsiooni saab nagu leida millegi tegemiseks, et see tuleb nagu see motiveerida saab ka väljaspoolt, aga võib-olla pigem ma nimetaksin seda inspiratsiooniks, et inspiratsiooni või noh, inspireerida nagu saad iseennast, et mis mind inspireerib ja siis hakata panema nii-öelda oma ajaplaani neid asju, et ma saaksingi teha neid asju, mis mind inspireerib, ehk siis ikkagi tekitada nendele see aeg. Mina ei ole leidnud muud nippi kui seda, et ma panen endale selle sinna Google'isse kirja, et see tasku ja telefon on minuga nagu kogu aeg kaasas. Et kui sa setid ajaplaani endale need asjad, mis sind inspireerivad, siis ei ole ju vajagi mingisugust motivatsiooni, et sul on pandud need meeldivad tegevused enda jaoks sobivatesse ajaakendesse. Et võib-olla ma isegi ei saa sellest küsimusest nagu üldse aru, et vastas küll sellele, et jah. Siis ju teedki neid asju, mis sind inspireerivad lihtsalt
leiad selleks aja, et võtta seesama üks vahend, et mina ei ole leidnud parimat vahendit kui seesama kalender, kuna mõnikord ongi see, et äppe on liiga palju ja see liigne äpindus võib ka teha juba nagu ärevaks ja see võib võtta nagu kogu ressursi selle, et sa tegeled selle projekti ja planeerimise ja Trello ja kõiksuguste muude äppidega. Kui lihtsalt võtadki lahti, mis mind inspireerib, paned need asjad kalendrisse, siis missugused õppetunnid on vaja ära teha, paned need, et seal on ees kogu see ajavalik nagu, mis meil on, et päevad, kuud, kellaajad. Kui midagi inspireerib, aga ma ei tea veel, millal teha, pane see a la 25. detsembriks või mingisuguseks ajaks sinna sellise või kus sa tead, et sul on vaheaeg, et sa saad selle peale mõelda. Et panna sinna sellisesse kaugusse, kus see siis tuleb sul nagu uuesti teemaks või sul on mingi aeg pühapäeviti, kus sa vaatad üle oma unistusi näiteks, et sa oled sinna pannud selle, siis sa natuke aega tegeled sellega, siis sa uuesti mingi osa sellest siis paned sellesse meeldivasse ajaauku nagu edaspidiseks, kui sa ei tea veel, kuidas see nagu täpsemalt formeerub. Aga siis anda sul mingi hetk tuleb uuesti nagu kalendris silme ette. Jah, aga vahest tekib ikka sellised olukord, et mingi asi võtab oodatust kauem aega või tekivadki jooksvalt uued ülesanded ja võib tekkida see paanika, et kõik ei lähe nii nagu planeeritud, et kuidas siis nagu sellega toime tulla? See on täiesti okei, et asjad võtavad kauem aega. Siis on hea endale nagu seda ära näidata, et pannagi ka selle sündmuse kohta kalendris, mis sa planeerisid 1 tunni, panna siis ta uuesti tõsta sinna ringi ka minevikus või ma nägin, et mul oli planeeritud see intervjuu nagu 1-2-ni, aga tegelikult läks 1-3-ni, siis ma tõmbangi selle sinna, näitan ära endale, et ahah, see oli tegelikult 1-3-ni. Ma vaatan, mis mul seal oli 2-3-ni ja kuhu ma selle siis panen. Mina ei hakka seda ennem nagu tegemagi, kui ma ei ole selle nagu ära pannud sinna, see minu jaoks nii loogiline. Et siis ma tõstan selle taski või selle tegevuse ära või siis tulevad mingisugused jooksvad asjad, siis ma pärast kirjutangi sinna kodutööd või lastega või mingisuguse sellise nagu märksõna ja ongi nagu see kalender täidetud. Ja siis see on ju oluline osa minu elust, on ju. Et kirjutadki selle oma kalendrisse, et ala raamatupoes ja 1 tund, on ju. Täiesti okei, et sa olid raamatupoes 1 tund, on ju, et tuleviku ja eneseharimise mõttes on see nagu väga vajalik, et otsisid sealt uusi ideid ja samas olid inspireerunud ja nii edasi. Siis panid ka selle kirja, et pärast seda olin ma kohvikus veel 1 tund ja siis olin ma restoranis 1 tund ja siis nägid kokkuvõtvalt ära, et kui oluline sotsiaalne osa see oli sinu elust, on ju. Mitte see, et mul oleks mingisugused asjad jäänud tegemata, vaid ma valisin selles ajavahemikku teistsugused olulised vundamendikivid enda ellu, et olgu see siis mis iganes sinna nagu vahele tuli. Aga näidata selle iseenda jaoks ära, et ma tegelesin sellega ja siis see räägib nagu iseendaga teadvusega, et see oli mulle tuleviku mõttes vajalik. Ja siis need, mis sul olid nii-öelda tegemata, nendele siis leiad nagu kalendrisse, panedki uuesti nagu need kohad ja siis see on nagu täiesti stressivaba, on ju. Ja kui sul oli puhkuseaeg, siis kirjutadki, et oli puhkus, on ju, või oli see nagu Fred Jüssi armastas öelda, et molutamine on ju, ütleme selle asemel võib-olla viljakas, mitte midagi tegemine, aga eesti keeles on palju parem sõna mõnulemine näiteks, on ju, et võid panna koodsõnaga nagu puhkus, on ju, et ükskõik, kas sa siis läksid spaasse või läksid oma koduaeda raamatuga, on ju, või läksid raamatukokku või võid ka panna puhkuse lugemine näiteks, on ju, samamoodi siis märkida selle nagu ära, et minu jaoks ei ole ta mingisugune stress, kui ta on kalendris, vaid pigem on see, et nagu ma olen nagu ajahaldjas, eks ole, et kui ma planeerin sinna, aga võib-olla panen sinna nagu kirja, et millega ma siis olin nagu oma elus sel ajal nagu hõivatud või tegelesin, et siis sa saad tagantjärgi ennast sellest kiita, et sa võtsid iseenda jaoks sellise olulise aja.
ja minu jaoks kõige võib-olla olulisem sellest jutust siis ongi see, et on okei, kui asjad ei lähe nagu nii nagu planeeritud. Absoluutselt. Et alati peame Ei jääma. lähegi kunagi. Jah, Ei just. saagi minna, sest sa ei ela üksinda maailmas, on ju. Ja ei Kui sa tasu elaksid ennast üksinda hakata. maailmas, siis saaks minna, on ju. Aga kuna määramatust on alati hästi palju ja mida rohkem sul on inimesi, mida rohkem on suhteid, mida rohkem on nii-öelda kohustusi, toredaid tegevusi, partnereid, ma mõtlen selles mõttes tööalaseid partnereid või need mingeid organisatsioone ja nii edasi, et seda rohkem sul ongi nagu seda määramatust ja seda võttagi sellise elu osana. Et määramatus on elu osa, et tuleme sellega nagu toime, aga me paneme ta enda jaoks siis nagu selles mõttes omale oluliste vundamendikividena nagu kirja või oma mingitesse ajaslottidesse. Ahah, et siis sinna õnnestus see panna ja sinna õnnestus siis see panna, et seal ma tegelesin sellega, et ma hiljem näen siiski, et ma olen teinud olulisi ja vajalikke asju, et mitte ei tunne sellepärast stressi, et see asi jäi tegemata. Kas Eestis on võimalusi või siis selliseid organisatsioone, kes toetaksid või aitaksid siis teha plaani, kuidas aega efektiivselt planeerida? Et kas mingisugused organisatsioonid äkki on? Mina ei tea, et sellist konkreetset organisatsiooni selle jaoks oleks, sest iga organisatsioon tegeleb oma aja planeerimisega. Absoluutselt kõik tegelevad, eks ole. Et ükskõik millise üliõpilasorganisatsiooniga, kui te liitute, on ju, mina olen näiteks korporatsioon Lembela vilistlane, on ju, siis te näete, et kui palju toredaid sündmusi ja tegevusi õnnestub oma ajakavasse ära mahutada. Et Tartu Ülikooli juures on ka mitmeid üliõpilasorganisatsioone, et juba nendega koos käies või nende üritustel käies, siis te tunnete, et mida rohkem te teete, seda rohkem te jõuate, kuna kui sa oled inspireerunud, siis sa jõuad rohkem, sest siis sa tahad teda teha. Sest sageli meid takistab ainult meie enda sisemine vastupanu millegi tegemiseks, et see on enese saboteerimine. Et siis ja see edasi lükkamine on samamoodi seesama vari sinu sees, et sa lükkad edasi, kuna sa tead, et see ei ole sulle turvaline või on ta ebavajalik või ebameeldiv või seal on mingisugune tõrge, et siis vaata otsa, mis mind tegelikult takistab või mis selle sees on, mis selle asja sees on, eks ole, et võib-olla siis ma pean hakkama mingisuguseid suuremaid kohustusi võtma või mis hirm selle taga näiteks on. Ja siis vastavalt sellele, et kui sa oled teadvustanud, et mis see lõks on nii-öelda, siis sa saad sellest nagu üle või siis leiad, et võib-olla see ei olnudki sinu jaoks vajalik. Et see võib ka olla, et panedki selle kõrvale. Et see ei olnudki vajalik tegevus või vajalik õppeaine või mis iganes, et nagu pikemas plaanis. Aga teadvustada need lõksud. Ja lihtsalt alustada, ma arvan, et isegi see, kui sa lähed ja ostadki selle märkmiku, siis see on juba alustamine. Ei saagi kohe olla selles kõige parem, et võib-olla ei planeerigi kohe vaba aega sinna sisse, aga see on ju oluline osa ja siis ma arvan, et mida rohkem aega edasi, seda rohkem õpid iseennast ka tundma ja mis just sinu jaoks nagu kõige parem on. No see vastab tõele, et mida rohkem sa nii-öelda teed, seda rohkem sa jõuad, aga see tegemine on läbi selle, et sa oled inspireerunud sellest tegevusest, et sa teed seda, mis sind inspireerib. Et siis sa tahad seda teha ja inimesed leiavad aega nendele meeldivate tegevuste jaoks. Ehk siis, mis mind päriselt inspireerib. Mis oleks üks nõuanne esimese kursuse tudengile, mida ta võiks aja planeerimise kohta teada või mida meeles pidada? Tea oma eesmärke. Mida sa tegelikult soovid saavutada? Sa võid jaotada need ära esimese aasta peale, aga kindlasti jaota ära ka oma selle kogu õpinguperioodi peale näiteks. Tea oma eesmärke, et mida sa soovid saavutada nende õpingutega, millal sa planeerid päriselt lõpetada näiteks.
on ju, või mis teema see on, mis mind inspireerib, et miks ma seda õppima tulin, et siis võib-olla juba rullub lahti sinu lõputöö teema sinu jaoks. See on sind nii palju inspireerinud, et sa alustad sellega juba kas või esimese kursuse lõpust, on ju, selle kohta siis materjalide, inimeste, suhete otsimist ja nii edasi. Et mis mind inspireerib ja sellest lähtuvalt, mis mu eesmärgid on. Kui mul ei ole eesmärki, siis ma ei jõua mitte kuskile. Seda olete kindlasti ise ka märganud. On ju? Kui mul ei ole eesmärki, siis ma ei jõua mitte kuskile. On ju? Et puhkuse planeerimisega on täpselt sama lugu, et kui mul on eesmärgid, siis mul on igaks puhkusepäevaks, nädalaseks mingisugune tore matk, võib-olla natukene rannaosa, võib-olla on mingisugust kultuuri, on mingi elamus. Kui mul ei ole, siis täiesti vabalt suudan terve päeva teha seda viljakat, mitte midagi tegemist. Ja kui mul on see plaanis, et mina seda soovin, aga näiteks ülejäänud meespere mul tahab terve puhkuse matkata, siis mina planeerin selle ka omale kalendrisse, et vaadake, nüüd on see minu rannaaeg, nüüd ei ole mitte ühtegi matka. Et mina pean vastupidi sellise asja nagu kirja panema, sest muidu mina ainult mägesid vallutangi. Tea oma eesmärke ja mida sa päriselt soovid ja siis pane see ka kirja. Elektrooniline kalender on palju lihtsam kui paberkalender, sest et sa saad tagantjärgi kergesti otsida, sa saad panna asju ka järgmisse aastasse, ülejärgmisse aastasse ja vaadata seda, mis oli eelmisel aastal samal ajal. Et see lihtsustab oluliselt tervet su eluplaani, kui see, et sa hakkad neid kuhjade viisi, mul on ka neid vanu, neid selliseid virnasi. Aga siis sa oled lõpuks sellest nagu ka lahti ühendunud, et viskad selle nagu minema, aga kui sul on ta elektroonilises plaanis olemas, siis sa saad kergesti linkida ja varasemate eduelamuste pinnalt või sündmuste pinnalt luua uusi, kanda nagu edasi, et minna nendesse kohtadesse tagasi. See annab nagu pikema plaani nii minevikku kui ka tulevikku. See annab sul võimaluse planeerida ka oma siis kogu õpinguperioodi 3 aastat või üldiselt on hea näha alati nagu see 5 aasta perspektiivi. Et kus ma olen nagu alati 5 aasta pärast oled mingisuguste uute koodidega, mingisuguste uute kvaliteetidega, et oleme alati ennast uuendanud tegelikult elame kõik 7-aastastes tsüklites, aga umbes 5 aasta pärast siis me oleme enda teadmisi, oma koode uuendanud, et nii teada, et kõik me rakud, eks ole, uuenevad ja ajurakud ka kogu aeg uuenevad ja nii edasi. Järelikult sa oled iga kuu pärast oled sa juba uus, eks ole, isegi silmavõrkkest uueneb. Nii et pidada seda silmas, et minu praegune mina ja minu tuleviku mina, need ei saagi olla üks ja seesama. Seetõttu on hea vaadata, et kus ja kes ma soovin olla siis aasta pärast, 3 aasta pärast, kellena töötada ja nii edasi. Võib-olla see on parim nagu inspiratsioon või kellena tegutseda ja nii edasi või kus olla või milline olla või mida olla saavutanud või teinud ja nii edasi, et võid nagu lõpututes suundades minna. Aga jah, sa võid ennast ka kujutada oma tuleviku minasse. Et see tuleviku Merle 5 aasta pärast, et kes ta on või mis ta teeb või jah, millega ta siis tegeleb, on ju, siis paratamatult on seal siis juba need ka lessons learned ja kogemused ja teadmised, mida sa oled selle 5 aasta jooksul nagu teinud. Jah, aitäh, ma arvan, et me saime väga palju ka kogusime praegu inspiratsiooni. Minul on küll tunne, et ma lähen nüüd ja proovin seda Google kalendrit, et ma ei ole seda varem proovinud. Ja saime väga olulistel teemadel rääkida, mis paratamatult ülikoolis ette tuleb. Jah, ja mis täname Merlet, et ta meiega selle aja võttis ja see on kõik meie poolt. Jah, aitäh! Aitäh teile ja edu ja siis edukat lõpetamist ja õpinguid ja inspireerumist ja uusi sihte ja siis ärge kunagi unustage oma unistuse poole liikumist. Just, aitäh!
hoiame kokku.